tere taas ja kolmas mäng on alanud, millest me ülekande teeme ja osaline järjekordselt Eesti mängija. Seni on meil väga hea päev olnud. Kaks Eesti mängijat on 16 tulka Tartus toimuva Paf Openil jõudnud ja nüüd siis võistlustules meie noor lootus, ka Davis Cupi võistkonna liige ja no, ütleme niimoodi, et siin viimasel või eelmine aasta juba sellist murrangut oma mängu tasemes näidanud nooruke Mattias Siimar. Võib-olla siinkohal olekski hea kuulajale natukene tutvustada Mattiast üldse, et No, siin on jah, tegelikult ei olegi üldse nii tundmatu mees, nii-öelda noormees. jah, et teatavasti Mattias ju on jõudnud noorte nii-öelda loetakse noorte nii-öelda MM-iks, mitteametlikuks MM-iks. Orange Bowlil on mänginud finaalis nii üksikmängus kui paarismängus oma vennaga mängis kuni 16 kuni 16 vanuseklassis ja Mattias on sellel aastal isegi vahepeal tõusnud juuniorite esireketiks, et Kenneti vahepeal troonilt löönud siin, kuigi praegusel hetkel on Kennet jällegi esimene kõrgemal. Sa mõtled ikkagi loomulikult Eesti ITF-i või ITF, jah, mitte siis nagu kogu nemad on kindlasti ikkagi väga, väga kõrgel tasemel mõlemad juunioride rankingus, nii et ja Mattias teenis oma esimese ATP punkti eelmisel aastal Tallinnas, kui ta võitis seal sakslast 400 kandis. Ei, see oli vist hispaanlane, vabandust. Hispaanlane oli jah, aga üks ATP 400 rankinguga oli, nii et see oli päris hea selline Mattias esimene punkt. Hea esitus, aga siis tal oli see, et järgmises ringis ei pidanud võib-olla pingele nii hästi vastu. Aga no nüüd on ikka tundub, et selline vaimne pool ei ole üldse tegelikult. Ma arvan, et kõik huviga ootavad ja jälgivad Mattiast. Väga hästi nüüd. Ja Siimar võidabki esimese game'i 1-0 ees. No arvatavasti nii kõigi eelduste järgi on selline suhteliselt hea vastane või variant Mattias Siimaril ilma rankingu punktideta soomlane Valter Jahti, kes kvalifikatsiooni kaudu finaali jõudis ja me võime mis mängud soomlasel olid. On siin teatavaid sideprobleeme Tartus tekkinud, aga keskendume momendil mängule ja Mattiase serv vasakukäeline nagu ka Anton Pavlov. See on selline teatud lisaboonus mängijale. Väga korralik serv. Ja praegu on isegi tavapärasest selline teistsugune olukord Eesti tennises, et Anett Kontaveit teatavasti nüüd on tõusnud naiste esireketiks, on ka nooruke ja me ootame temalt häid tulemusi. Neid on juba olnud, aga veelgi paremaid tulemusi ja meil on väga suured lootused Anetiga seostus, aga mis kui nüüd rääkida meeste tennises, siis Jürgen Zopp, kes on momendil teises sajas ja on olnud maailma esisajas. Vladimir Ivanov on isegi suhteliselt juba kogenud mängijad, aga on tulemas teine echelon peale noormängijate puhul ja üks siis nende esindajatest on Mattias Siimar, nii et tore on näha. Praegu juba teises game'is või esimeses 2 game'is 2-0 läks ette Mattias Siimar. On klassi vahe tuntav. Ja nii palju siis ülekannete kohta, et 3 turniiri, ITF-i turniirid, mis me üle kanname Tartust, Tallinnast ja Pärnust. Et põhifookus on meil
eestlaste mängudel ja mida kaugemale nad jõuavad seda ja mida rohkem võidavad, seda rohkem mängedega Delfi TV vahendusel saate jälgida. Eelmine aasta kanti üle 3 ITF-i turniiri samal perioodil, mis toimusid samas järjekorras. Huvitav, et meil on hakanud nüüd kõik vasakukäelised tennist mängima, et Anton Pavlov on vasakukäeline, Mattias Siimar on vasakukäeline ja Kennet Raismaa on vasakukäeline. No ma ütlengi, et see on nagu teatavas mõttes väike lisaboonus tegelikult. Paremakäelise vastu mängides. Jah, et just see servi moment ja ma arvan, see on ju väga hea. No teatavaid võib-olla sellist moment on just see paarismängu mängimisel. Jah, öeldakse, et siis kui on põhimõtteliselt sa saad kogu keskväljaku ära katta eest käega, eks ju. Et just kui üks on vasakukäeline, teine paremakäeline, jah. Kuigi minu teada Mattias ja Kristoffer vist mängivad ise vastupidi kastides paari. Põhjusel. Mingi aeg tagasi ju ITF avaldas neist artikli, kui väike siukene paralleel tõmmati vendade Brianitega seal, et paaris mängu. Kui nad Euroopa meistriks. Ja, eelmine aasta. Euroopa meistriks ta tuli Kennet Raismaa. Või Kennet Raismaa, vabandust. Ei, ma mõtlen paaris mängus. Ja, Kennet Raismaaga tulid Euroopa meistriks. Aga jah, kui need koos vennaga mängisid, et siis nagu... See soomlasel on raske visuaalses pildis ikka see raske on küll soomlasel siin meie mehele vastu hakata. Teine servi game juba rippumas. Aga ma mõtlen, siin see tegelikult loosiõnne on ka vaja, et näiteks ütleme Libietis sattus Žirmonti peale esimene asetus ja nüüd võrdled, ütleme, kes sattus Mattiasele. Võid ikkagi esimene ring sellise mängu kohe saada endale, et näed, ütled siis, et kehvasti mängisid, aga ei mängid kehvasti, siuke tabel on, et pead ikka väga, väga hästi mängima, et seda võita, eks ju. No sellepärast ongi see, et kui Eestis toimuvad turniirid, et me saame neid wildcard'e rohkem anda meie mängijatele ja see võimalus on ikka palju parem saavutada esimesi neid ATP punkte või kellelgi neid vastupidi lisaks saada. Et kuna kohti on niivõrd palju, siis on ka tõenäosus juba puhtalt suurem, aga selles mõttes ka välismaale väljasõidus, siis sa pead omama reeglina sellist kohta maailma edetabelis, et jah, ja siin on nagu kas kvalifikatsiooni pääsed või... Tihti küsitakse ja ma öeldaks, et miks Eestis ei võiks korraldada ka suuremaid ja tugemaid turniire, et võib-olla see meeste Challengeri turniir ühel päeval meil on siin Eestis ja kui meil on piisavalt mängijaid, aga täna rohkem mängijad saaks seal osaleda. Rohkem mängijad saaks osaleda, aga see esiteks eelarve on palju suurem ja kui sa lood juba sellele mängijale võimaluse, et ta saab tuurile juba tõsiselt kande kinnitada, siis ta praktiliselt ju niikuinii on kogu aeg sul ju Eestist ära, et Eestis ikka ei mängi, et Vaatame nüüd punkti oli et oli küll murdepallid Mattisel, aga nüüd on tasamäng, et tegelikult soomlasel oli võimalus oma servilt esimene game saada, aga see vaadakas Ahti Valteri, mis ta tulemused tal ei ole punkte, tal ei ole ATP. Mis ta tulemused noorteklassis on olnud, ei tea, kas seal ta on kuskil olnud või seal on? Ma ei oska öelda, kui kõrgel ta noortest on. Praegu, kus ta luges selle...
kvalifikatsioonist Valteri Ahti võitis esimeses ringis meie mängija Henri Nelgi 6-2 Tartu noormehe ja siis nii-öelda põhitabelisse pääsuks ukrainlase Danilo Veremichuki 6-4-6-3, nii et tal oli tegelikult suhteliselt hea ka seal see tabel, ütleme. Aga ta on ka 18-aastane, aga ma vaatan, et tal ei ole ka juunioride klassis midagi suurt ette näidata, jah. Ma ei tea, kas neid punkte ei ole siin sees või milles see asi on, aga... Nii et tõenäoliselt ikka selline mängija, nagu ma ütlesin, soomlasi oli päris palju seal kvalifikatsioonis, et lähedal tulla ja samuti hea kogemusi saada. Aga soomlane hoiab ikkagi oma servi, nii et 2-1 Mattias Siimari edunumbrid. Kaks esimest geimi tundus selline väga kiiresti kuidagi. Siis, ja oli ka siin geimis võimalus, tegelikult 3-0 oli võimalus ette minna. Ja siis kõrvalväljakul on esimest sett läbi, ütleme, otsustavas faasis Dmitri Žirmonti, Valgevene esimene asetus vahel ja Mikelis Libietis Läti. Jah, selline avaringi kohtumine kohe sellised. Žirmont on mõlemad on sellised mängijad, mõlemad on võimelised seda turniiri võitma tegelikult ja Žirmont, kes eelmine aasta siin võidutses turniirile, kus juures võitis ju ka Andrei Rubljovi toonast juunioride maailma esireketit. Kuigi Žirmont on oma karjääri jooksul ka Challengeri turniire võitnud. Ja ei, no ta on väga korraliku tasemel mängumees, et ütleme need kohad, mis on jah juuniorite klassis Mattiasel ette näidata, ütleme need, no ütleme, teame, et kus ütleme ka Jürgen Zopp omal ajal oli, nii et tegelikult selline areng näitab seda, et siit, kui kõik läheb ilusti, ei ole siin mitte midagi välistatud, et siin võib päris korralik mängumees. Noh, nendel poistel on nüüd on, kui nüüd aasta lõpus kukuvad need vanemad eest ära, ma arvan, et nad tõusevad sinna väga kõrgele, nii Kennet kui Mattias on mõlemad Grand Slamidel saanud ka. Kindlasti on järgmine aasta kõikidel Grand Slamidel juba peal ja mängivad võib-olla me räägime juunioride, jah. Juunioride klassis mängivad võib-olla Grand Slami ja võib-olla mõne esimese kategooria turniiri ülejäänud on turniirid on võib-olla meeste klassis juba. Jah, vahepeal meil tundus ju see praktiliselt harjumatu, et kes meil olid, Kaia Kanepi, siis oli vahepeal Põldma, eks on ju, ja Anett Kontaveit. Ei olnud see aeg ka kaugel, kui meil oli meeste klassis, oli ainuke, kes käis võistles, oli ju Mait ja ei olnud tal lihtne, ei olnud sponsoreid, ei olnud toetust üksinda käia ilma treenerita. Noh, see on kuskil ikka 10 aastat tagasi. Et noh, kindlasti nagu selles mõttes Maidu potentsiaal jäi ka võib-olla realiseerimata, et ta oleks tal mingisugust toetustiimi taga olnud rohkem, oleks võib-olla ka tulemus teine olnud, aga täna on seis palju parem ikka. Ei, no ikka palju parem seis, jah. Et ütleme, kui naiste tennis on olnud selles mõttes viimase 15 aasta jooksul ikkagi rohkem fookuses ja meil on alati olnud just nagu see jutt, et need tüdrukuid neidusid tuleb peale, siis praegu on meil ikkagi 1-2, maksimum, isegi me ei saa 3 ja mängija peal, ütleme nüüd on, Kaia veel jätkab ja Anett Kontaveit, ega seal järgi enam väga niisugust, ütleme maailma, kes võiks üldse maailma esimeste sinna 100 sisse kuskil kandideerida, ei ole mängijaid, et Eva Palm on meil
ka, kes osaleb võimaluste piires rahvusvahelistel turniiridel, aga noh, see vahe on juba nii suur. Siis jah, ma ütlen just, et meeste klassi on tulemas, on terve plejaad mängijaid. Jah, aga noh, eks meeste klassis muidugi neid edetabeli kohti üks-ühele naistega võrrelda ei saa kuidagi pidi, et meestel see professionaalne tase tuleb palju varem ette. No kui sa mõtled jah, see ütleb maailma edal seesama seal kohta, ütleme 5-600 või aga noh, päris sinna mida esiotsale lähemale, seda muidugi võrdsustub see nii-öelda astmelisus. Nii, 3-1 ja 15-30. Oma servi hoidis suht kindlalt. Ja kõrvalväljakul on siis Sirmont juhtima läinud 6-5 ja Libetis hakkab oma servi. Tundub, et seal vaadates need game'ide järjekord on kõik suht ilma vist servi. Kõik on hoidnud, mul tundub ka, et ma ei ole küll kogu seda setti jälginud, aga ei jõua 2 mängu korraga vaadata. Ja siin on tempo vahe, me näeme, et oi, nüüd läks reketi pealt pall ära. No siin on jah, ma ütlen, et Mattias on tõesti ikka väike motivatsiooni probleem, et sa näed, et vastane noh, ei ole võib-olla sellest puust, millega ta on paljudel isegi juunioride võib-olla klassi nendel suurematel turniiridel näinud ja tunda saanud, aga noh, selline see tennis on, sa pead ükskõik, kes tuleb sulle vastu platsile, sa pead mängima. Sest ega niisama sa seda võitu kätte ei saa, sa pead ikkagi mängima. Ja nagu sa ütlesid õigesti, et vastane on 18-aastane ja okei, tal ei ole võib-olla aktiivselt osalenud kuskil. Kuigi Soomes on ka ju piisavalt turniire, et selles mõttes, et sai ju siia põhitabelisse palju kvalifikatsiooni. Et sõltumata sellest, et statistilisi näiteid pole, see ei tähenda, et ta nüüd üldse mängida ei oska. No absoluutselt, muidugi. Praegu viimane punkt mängis väga korralik. Aga Mattiasel on ilmselgelt visuaalselt vaadates, et natuke see võib-olla keskendumist probleem. Ja mis nüüd serv loeti veaks. Ja tundus Mattias ka nagu omalt näitas, et oli viga. Oi, päris pehme serv oli ka, see nagu nael oleks suure ühe hoogiga. Suure haamriga löönud. Jah. Mis see soomlane nüüd? Ei ole see vist, ma arvan, et see meil kõlas siin tagumistel väljakutel käivad treeningud, et tundus, et vahepeal, et soomlane midagi ütles, aga ei, see ma arvan, oli petlik. Nii. Jätab ka palli sinna võrgu ette. Räägi nüüd tükka. Korralik serv oli praegu. Ja uuesti tasamäng. Ja mitmes kord juba. No iseenesest oleks kasulik praegu see serv ära murda 4-1 ette minna, et olla 2 breigiga peal ja ega tegelikult iseenesest on ju oluline kogu turniiri seisukohalt, et sa ka liigselt ei kuluta jõudu, ütleme, sellistele mängudele, kus noh, ütleme, võimalus ikkagi veidi lihtsamalt jagu saada, siis see võimalus tuleb igal juhul ära kasutada. Ja tuli murdiski servi ja 4-1 on Mattias Siimar ees esimeses setis.
ja siin ei ole midagi teha, hästi realiseeritud 30-0. ja võimas mäng. Jaa, kindlalt mängitud ilusti pool põrkest võrgu ette ja 5-1 juhib Mattias Siimar. Nüüd viimases just 2 game'is on ikkagi ühel hetkel näha, et klassi vahe on muidugi ilmselge. Aga tuleb lihtsalt kõige olulisem, et on olla piisavalt kontsentreeritud ja mitte lõdvaks lasta, siis pääseb nii-öelda minimaalsete jõupingutustega, et järgmise ringi mänguks oleks rohkem jõuvarusid, sest eile mängis ka veel paarismängu Mattias Siimar, kus nad küll Kennet Raismaga alistusid oma vastastele dramaatilises mängus, otsustus setis 9-11. ja matšpall oli ka kasutada veel 8-9 pealt kahjuks. Aga ma just mõtlen selle praegu eelkõige selle koormuse seisukohalt, et ausalt öeldes minule tundub natuke üllatav, et see paar vastas oli võib-olla natuke kogenumad mängijad, aga vaatas oleks võinud oodata ikkagi meie meeste võitu, aga juhtub ikka, mõni viga ikka tuleb sisse, et päris veatult mängida ei ole võimalik. 15 jah, aga see tänapäeva paarismängu formaat on ka ikkagi selline ära nuditud formaat, mis ikkagi annab nagu eelist ka lotomängijatele, nii et 100% loto ei ole muidugi see tiebreak, aga eks öeldakse, et seal on 3 konkreetset pikka setti, siis ikkagi see reeglina tuleb see parem ikkagi kindlamalt välja, aga ja seda lühikest lõppu mängitakse isegi paljudel suure slam'i turniiridel just segapaarismängus ja et kuigi ütleme vähemalt suure slam'i turniiril on näiteks Wimbledonis mängitakse lausa üldse 5 parem setid vana traditsiooni ja veel kvalifikatsiooni finaalis ka nii et ja kõrvalmäng, kus on Schirmont ja Libietis ongi tiebreak alanud, nii et sisuliselt nad on mänginud seda ühte seti sama kaua kui Anton Pavlov teist setti ja Mattias Siimar esimest setti. See näitab jah, et kui on võrdne eitus, et kui kaua kestab mäng. Ja sett pall Mattias Siimaril 30-40 soomlase servilt. Jah, seal on ka ikkagi päris suur klassivahe on nendel kahel mängijal. Jah, siin on ainult küsimus tõesti, et siin ma ei tea, mis peaks juhtuma. Siin ei pea midagi juhtuma. Ja küsimus on jah, ma ütlengi, et mis see skoor tuleb. Jah. Aga peab andma au soomlasele, et ta vähemalt võitleb ja mängib nii palju, kui tal oskusi on. Mattias väga võimsalt suudab eest käega lüüa seda palli kohalt. See on pehme serv ka, et siin peab juba, kaase tennis on nii, et ma ei räägi esimest servist, aga kui teine serv on näiteks pehme serv või mida iganes, siis ikka tuleb kohe agressiivselt seda mängida ja see oligi, mis oli Oskar Lustil oli hea seal avaringis kanadalase vastu, et isegi pehmeid serve suhteliselt ikkagi seal ei olnud see tõrje ei olnud nii terav, et ta ei sattunud surve alla. Kui see surve alla ka sattus, siis see ei olnud suhteliselt kiirelt, sai paari löögiga sai nii-öelda jälle sellise positsioonilise seisu nagu tasakaalustada ja oli võimalik mängida, aga
aga noh, siin me näeme, et soomlase teine pehme serv, selle Mattias lõi kohe maha, siis 6-1 esimene sett ja väike puhkus ja algab kohe teine sett. Viisteist 0. Jälle see vasakukäelise serv välja sealt väljakust, mida pead upitama sealt, nagu rünnata on väga raske. Seal on 2 varianti, kas sa tuled väga vastu selle servile või sa lähed kaugemale ja siis ta juba keerab nii ära, et jah, suhteliselt kõvasti lööd ka, aga väga vastu ka ei saa minna. Väga efektiivne serv sealt. 40-0 kergelt. Kas ei ole jälginud, mis see esimese väljaku tiebreaki seis siin teeb? Ei tea, ei ole selge, nii et Mattias Siimar 6-1-1-0. jah. Ikka suhteliselt ühepoolne on see mäng seal. Ja ma loodan ja usun, et see jääb ka ühepoolseks. Ma ei näe küll mingit põhjust, et see võiks teistmoodi olla. Huvitav oleks nüüd jah teada, mis siin seis on selles kiiresti mängus. Huvitav korra keskenduda sellele tiebreakile, mis siin on, et tiebreakis on Zirmont juhtimas 4-3 ja tal on ka kasutada oma serv. Ja kahjuks me vaatasime, et äkki õnnestub natuke seda nii-öelda täna päevamängu tiebreaki, esimest seti tiebreaki näha lõppu Zirmonti ja kahjuks ei õnnestunud. Aga me püüame teid kursis hoida. Neli, 4-4 jah, et vahepeal vaatame siis nüüd kahte mängu, me üritame teid kursis kommenteerime korra selle tiebreaki lõpu vähemalt ära, et saab seal lihtne viga oli jah seal Zirmonti pealt ja nüüd Siimar kindlalt võrku ja selline skeem talle meeldib jah, talle kui võimalus on, siis ta tuleb hea meelega võrku. Ja on minna võrku, kui sul on siuke kindel eestkäsi ja hea löök, mille pealt minna noh. Libietis lõi praegu väga hea Vinneri piki koridori maha ja läks 5-4 juhtima. Ja see on hea võimalus. Mõlemad Zirmonti servid murdis ära praegu. Nii ja Mattiasel on ja Mattias päästis hästi ära selle palli ja jälle on Mattiasel kasutada breakpall. Vaatame korra, kuidas see tiebreak nüüd siin lõpeb. Ja Libietis
tegi topeltvea ja seal on 5-5 on kõrval, jah. Tabeli poolel ollakse Anton Pavlovi poole, selles mõttes, et kui nüüd Anton Pavlovil õnnestuks jõuda veerandfinaali, siis kõigi eelduste kohaselt tuleks vastu just Širmont Libietise mängu võitja, nii et selles mõttes on ka meil igal juhul sportlik huvi. Jah, samal ajal Siimar on jah kindlalt jälle 2-0 ette läinud, et kõik läheb nii-öelda oma loogilist rada pidi. Ja 6-6 on kiires lõppmängus seis Širmonti ja Libietise vahel. Ja nüüd see nii-öelda oma mootori käima saanud Mattias Siimar ja kõrval oli jah, siin kõrval Mattiase mängu kõrval oli jah, Širmontil oli sett pall ja hea võimalus sett kätte saada, aga eksis napilt, nii et hoiame teid ikkagi kursis ka kõrvalmängu. 30-30, aga on Mattiase servi pealt. Mattiasel võimalus nüüd 3-0 ette minna. Ai, noh, siuke madal pall oli ja auti kahjuks, mäng tasa. Aga sellist mängu, siukest võistluse mõttes või sellist nagu pinget selles mängus muidugi ei ole tunda, et ikka Mattias on oma vastasest siin nähtavalt ikkagi tugevam ja nüüd vastane eksis ja edu Siimaril. Ja Dmitri Širmont võitis ikkagi läbi, no ütleme kerge tal ei olnud, võitis seti Libietise vastu 7-6. Kiire lõppmäng oli 8-6, aga seal Libietis aitas Širmontit ka, tehes seisul 5-4 oma tiebreakis olles 5-4 ees tegi topeltvea. Siimar ka ikkagi hoidis kindlalt oma servi ja läks 3-0 ette teises setis. Et väga kaua aega tõenäoliselt me ei pea ootama, et saaksime näha ka Kennet Raismaa etteastet
ja ma usun, seal tuleb tihedam heitlus. Kenneth Raismaa vastane on sakslane Dennis Kaprich, kes mängis samuti 3 turniiri kaasa ka eelmine aasta Eestis. Ja väga kindlalt mängitud, 15 tasa. Ja super tõrje ja 30 tasa. Ja kui soomlane sai küll käe valgeks nii teises setis ka, et see seis on 3-1, aga nüüd see esimene punkt teises seti 5. game'is ja väga hästi Mattise poolt mängitud. 15-0. Ja väga hea serv joone peale ja pall vindiga täpselt kehasse, et seal suutis sisulist reketi, pani enese kaitseks vastu. Ja 4-1
siin ei olegi nagu väga midagi suurt kommenteerida, et noh, ülekaal on ilmselge ja hoiab kindlalt oma joont ajab Mattias Siimer ja 6-1-4-1. 2 geimi lahutab teda pääsust 16 hulka. Ja see tähendaks siis juba 3-3, et äkki õnnestub 4-4 ka. Ei no Raismaal on ka, ma ütleksin, Kapritši vastu on ta ka ikkagi, mina hindaksin pigem favoriit kindlasti. Jaa, favoriit kindlasti, kuigi see, noh, Kapritšile peaks see kate iseenesest sobima, aga ma ei näe küll põhjust, et miks Raismaal võiks, noh, tegelikult ta ei tohiks võita. Ma arvan, et ta on ju vähe mänginud üldse tegelikult täisvõistluse turniiridel siin selles viitivisus kokku 4 mängu ja eelmine aasta ainult 3 mängu. See ongi seesama Pärnu turniir, kus ta sai 3 võitu ja ühe kaotus, või ta Ivanovile kaotus, nii et tegelikult ta polegi eriti mänginud. Selles mõttes ega nende noormängijatel, kes mängivad juuniori turniiri, ei saa aeg-ajalt ka neid täiskasvanud turniire, et need edetabeli kohad ja punktid ei pruugi alati üldse objektiivsed olla. Et kui vaadates, ütleme tõesti siin ka Oskar Lusti vastast kanadalast, kes oli 1200 piirimail mängija, siis noh, nüüd võrreldes nähes ütleme, kui vaadates Mattiase mängu või kui nüüd varsti näeme ka Kenneti mängu, siis see on natuke midagi muud, jah. Ütleme põhimõtteliselt tugevamad mängijad. Tennises loomulikult sa võid olla tugevam ja võid mõne mängu ka endast ilmselgelt ka nõrgemal kaotada, igast asju juhtub, aga nagu visuaalne pilt ikka väga ei peta. Kas ta luges selle palli sisse, see oli sees pall vist? Praegu tõrjelt. Sain aru, et ta täpselt ei näinud. Ei, jaa, ikka luges vist sisse, vist on 15 tasa. Ai, nüüd tuli. Vähe lohakalt mänginud, 30-15. Kergem viga. Ahtile. Nelikümmend, 30. Ja tuli siit game soomlasele. Jaa, no ta on 2 game'i oma servilt on võtnud aga no ilmselgelt ma ütlen, et ta võidab need game'id, noh, oma servilt esiteks on tal võimalus ainult neid saada ja ka noh, näha Mattiase kõnnakult, et noh, et ühtepidi nagu tahaks, et võimalikult kiiremini see mäng läbi saaks. See seisund on, noh, ma arvan, nii sulle, Riho, kui mulle tegelikult ju tuttav, et nii palju ikkagi oleme ka, mitte küll sellisel tasemel oleme tennist mänginud, siis see on, noh, ütleme, tunned, et sa oled vastasest üle ja ei pane võib-olla maksimumi peale, aga noh, oma servi mängib, ütleme, Mattias on igal juhul kontsentreeritult, ega tal siin vaja ainult seda hoida ja aga tundub, et siin kõrvaväljakul hakkab Sirmont juba natuke domineerima. Jaa, no esimest seti ta sai raskelt, sai kätte aga ega siin ka veel mäng läbi ei ole. Aga no kindlasti on see siin vähemalt senistes mängudes, mis me oleme näinud, on kõige kõrgetasemelisem avaringi kohtumine. Siia kulub ka kõige rohkem energiat tõenäoliselt sellesse matši. No nagu ma enne siin ütlesin sinu äraolekul, et Anton Pavlov, et kui tal nüüd õnnestub veerandfinaali jõuda, siis sisuliselt selle mängu, noh, ma eeldan, et selle mängu võitja
on seal teda ees ootamas. Et noh, tahaks uskuda, et nad teises ringis, eelkõige Schirmont vähemalt, et ta ei suuda võita, nüüd vastal soomlane tõrjus auti ja vistis tasa. Ma isegi selle Dmitri Schirmonti puhul natuke imestan, et ta ei ole suutnud läbi lüüa päris suures tennises. Ei, siin on muu probleem, et nii kui ma eelmine aasta rääkisin, siis tegelikult nagu ma olen aru saanud, tal ei ole, ta vahepeal võttis suhteliselt nii-öelda relaxilt seda mängimist, et ei olevat sellist ütleme niisugust sihikindlat eesmärki ja ma arvan, et mingil määral sa jääd sellest rongist nagu maha ja eks ta nüüd siis pusibki siin seal edetabeli mõttes seal 250 ja 400 koha vahel. Et kui sa jääd ikka sellest rongist maha, siis on raske uuesti tõusta. Näiteks huvitav on vaadata naiste siis Kaia Kanepi, eks on ju, ütleme, selge see, et potentsiaalilt ütleme mängus, aga ma arvan, see edetabeli koht just kui päris objektiivne ei ole, aga mõni võib appelleerida tema mõnede viimastel tulemustel, et selline koht tal on, eks on ju, aga sealt, see ei ole muidugi veel nii kriitiline koht, ütleme, sealt kuskil tõesti 300 ja 400, sealt on, võtab aega enne, kui sa kindlasti esiteks juba saavad madalaid turniire mängima, saad sealt vähem punkte, aga ikka pead ju väljakule minema ja mängima neid mänge. Tugevamale turniiri tulla oled, selge see, et alati kvalifikatsioonis, kui me räägime ka Schirmontist, aga ega seal kvalifikatsioonis võib igasuguseid mehi olla. Jah, hea näide oli ka eelmine aasta Jürgeni puhul, kui Jürgen mängis Tallinna turniiri kaasa, mis tema jaoks tegelikult ikkagi suhteliselt väike turniir, aga ei olnud ka lihtne võita, oli ka väga rasked seisud seal ja suutis turniiri võidu kätte saada ja nädal hiljem võitis siis Challenger turniiri Soomes. Täiesti erineva kaliibriga. Aga samamoodi sa pead nädal aega ju tööd tegema väljakul, eks ju. Ja nüüd tööpäev on veel esialgu kestab küll Mattias Siimaril, aga eeldatavasti mitte väga kaua, 5-2 teises setis juhib. Mattias juhtima läinud, jah. Loodame, et saab nüüd oma serviga. Ei, vabandust, Ahti serv hakkab praegu. Ja, Ahti serv hakkab. Ja, Ahti serv hakkab praegu. Üle-eelmine game ta võitis oma servi. Aga Mattiase serv põhimõtteliselt ei peta, võib ühes game'is üldse oligi murdepall soomlasel, et seal pole tal pole küll raskusi olnud, et tõrjeviga. Tõrje leksis, jah. Ja ilmselgelt on näha, et see liigutustest, et vastase servilt selline natuke nii kuimane olek. Ennast tuleb tagant nii-öelda natuke utsitada, et ja on täpselt sama, ta praegu puhtalt kontsentreerimise viga. Ja 30-0, jah. Kas ja nüüd mängis ilusti mööda Mattiasest. Kordusest näeme. Väikse pausi tegi soomlane ja 40-0. Isegi üllatav, et nii kindlalt eks see on ka nagu see, et see täpselt nagu sa enne ka mainis, et sul ei ole mitte midagi siit kaotada ja sa juba praktiliselt oled ju ikkagi väga keerulises seisus, et siis on palju lihtsam seda mängida, kui oleks praegu seis siin 5-4 ja siis või võrdne.
sai ilusti selle palli kätte ja ei ole see game sugugi veel läbi, jah. 40-30. Ja nüüd mängis osavalt ja ebamugavasse kohta. 5-3. Täpselt läks sinna joone äärde ka ta. Topeltviga tuli nüüd siit. Kaks punkti ja lahutab võidust. Vaja lihtsalt ära vormistada ja Dmitri Žirmont on siis lätlase Libietsi vastu 3-0 teises setis ette läinud ja nüüd oli soomlase küll õnne ja üks pall ja teine pall ka joonele ja tasa 30. Ja matšpall. Hea korras. Pani nüüd sitkelt vastu soomlane, aga kindlate numbritega 6-1-6-3 võit Mattias Siimarile ja kolmas eestlane täna lunastas pääsme ITF Paf Openil Tartus. Pääsme 16 parem hulka. Tund ja 4 minutit kulus siis Mattiasel soomlase alistamiseks. Ja järgmises ringis on tal vastaseks kas siis Jan Sabanin, keda me teame ka oma eelnevatest ülekannetest, eelkõige Vladimir Ivanovi kunagise paarismängu partnerina. Ja tema vastane, siis Jan Sabanini vastane on Aleksandr Vassilenko Venemaalt maailma 560 ja tegelikult iseenesest väga huvitav. Igal juhul on tulemas Mattiasele selline huvitav vastane järgmises ringis. Kes me veel ei tea siis, kuna see mäng on alles algamas õhtu poole. Hoiame pöialt meie meestele, nii et kolmas mängija esimesena lunastas pääsme Oskar Lusti, kes võitis Anton Richardi Kanadast ja kolmandana Anton Pavlov, kes võitis Christopher Solbergi Rootsist. Ning nüüd mõni minut on väike paus ja me jätkame ülekannet Kennet Raismaa ja Dennis Kapritši vahelise mänguga. Võimalus siis vahepeal kellel võileiba näksida või mingid muid toimetusi teha, et taaskord tulla ekraani ette ja jälgida Kennet Raismaa esitust.